20. korda peab Etekavelli Kitt Rein Hiobi mälestusvõistlusi motokrossis. Tänagi aegvõidus rohkesti pealtvaatajaid, palju võidusõitjaid, igati õnnestunud üritus. Juba 10 aastat on nende võistluste direktor, 30-kordne Eesti meister, 50 medali omanik ja tänavune Nõukogude Liidu meister Erik Kuusk. Kui palju selle võistluse organiseerimisega on mehed vaeva näinud? No vaeva nägemine hakkab pihta juba eelmisel sügisel, kõik igast ette tellimused märkidele, vimplitele, et rahval oleks midagi osta ja mälestuskavade tegemised muidu. Ja siis põhitöö algab ikka kevadel ja viimane raskus muidugi viimasel nädalale. Ja veel kõige raskem on siis meil laupäevane päev, sest pühapäevane võistlused, kus kogu tehase aktiiv tuleb appi rada tähistama tegema, et korralikult läbi viia pühapäevane võistlused. Teil on sellel võistluse juures alatine traditsioon avamisel ja järgite seda ka tänavu. Pärjad, lilled Rein Hiobi auale. See on meil iga-aastane traditsioon, viime enne võistlustava defilee all, ühed mehed viivad pärja auale, tulevad tagasi ja alustame stardiga. Siis muidugi hõbekapp antakse üle Rein Hiobi ema kätte, see läheb ausa sportlikust võistlusesse järgmisele võitjale. Kogu vabariigi paremik sai kokku 500 kubikuliste masinaklassis, kus number 10 all asus võistlust juhtima mullune Nõukogude Liidu meistrivõistluste pronksmedali mees 250 klassis Aadu Sikk. Tänavu lõpetas Sikk 250 klassis 8. kohaga. Sotsialismimaade karikavõistluste 3. number 15 Andres Krestinov kaotas Sikule esialgu 10–15 sekundiga. Krestinov, mullune liidu meister 125-stel, mahtus tänavu 10 hulka. Ja 3. veel üks Saku võidusõitja number 12 all Heiki Muuli. Alguses püüdis temagi konkurentsi pakkuda nii Sikule kui Krestinovile, kuid tasapisi sõiduklassi vahe siiski ilmnes. 4. sõitis number 18 all Raul Sinimaa Tallepist, kuid jäi juba distantsi keskel esimesel sõidul konkurentidest maha. Kui sõita jäi veel 3 ringi, tegi Krestinov marulise vahespurdi ja tasa kaotuse. Andres Krestinov on nüüd peagi lõpetamas ja Aadu Sikk, kes juhtis 10–15 sekundiga, kaotab finišis omakorda 7–8 sekundiga võitjaks tulnud Krestinovile. 3. on viimasel ringil Heiki Muuli, 4. Raul Sinimaa Tallepist ja 5. tänavune Eesti meister selles klassis Ain Pentjärv. Ja selles järjekorras mehed ka lõpetasid esimese võistlussõidu ja panid aluse oma teisele sõidule, mille kokkuvõttes selguvad ka võitjad.